Sit ready. Attention. Ja elu näitab, et see sõit saab kenasti minema, nii et Alfa võistlus on siin ametlikult avatud ja siin kohe on näha, et Gleb Forstimann, ka mullu osalenud noormees on võtnud siin liidrirolli ja kui esimesed 100 meetrit on läbitud, siis tegelikult Glebi paadinina on seal juba ikka kaugel teistel eest ära ja vaatame Gleb, nagu öeldud juba ka siin, sai viimasena mullu finaali. Finaali saab 16 osalejat igas võistlusklassis ja viimane aeg, mis finaali eelmisel aastal viis, oli 3.49,7, nii et väike selline võrdlus ikkagi tekib, milline see siis tänavuse aasta keskmine tase on. Aga Gleb Forstimann on minemas oma teed ja teisena tal kannul küll 18 meetrit, kas saab öelda kannul, enam ilmselt kannul ei ole, see vahe suureneb ja seal siis Villem Laks on omasoodu minemas ja 20 meetrit on siis tema kaotus praegu siin Glebil. Kes veel ennast näitamas? Hannes Arumäe, tema hetkel 3. positsioonil selles eelsõidus ja juba 43 meetrit jäänud siis liidrist Gleb Forstimannist tahapoole, aga Gleb on siin minemas väga kindlalt oma teed ja telepublikule ka informatsiooniks ja selgituseks te näete paremal pool seda veergu, siis see on arvuti poolt välja siis arvutatud 500 meetri hetke ehk et 500 meetri keskmine aeg. Ja kui te soovite ennustada, kui palju siis kilomeetri peale võiks kuluda, võite siis korrutada selle 2-ga, võib-olla panna ka väikese koefitsiendi veel sinna juurde, sest et tavapäraselt ikkagi teise poole tempo veidi on madalam, seda eriti noorte puhul ja Gleb Forstimann siin ka on nii pikalt juba ees, et tõenäoliselt ei ole ka mõtet finaali eel ennast ikka nii palju ka kulutada. Aga siin mäe kõrguse eduga Gleb Forstimann on liikumas ja tema siis esindab Narva Energia Sõudeklubi, on noor spordilootus, kellelt võib-olla tulevikus nii mõndagi üht-teist kuuleme. Ja näete sealt juba järgmised 2 veel on pildis, aga teised sõna otseses mõttes on pildist kohe välja kukkumas ja nüüd siis ka pilk sõudjate peale, vahepeal siis ka ekraani siis vaade, kus te näete siis täpselt seda, mida ka meie kohtunikud näevad, ehk et seesama graafiline vaade siis sündmuste hetkeseisust. Veidi üle 200 meetri esimesest eelsõidust liidril minna, selleks noormeheks on Gleb Forstimann ja noormeestel täna kavas siin 2 eelsõitu, teine eelsõit vahetult peale esimest ja orienteeruvalt siis kell 11.10 ja kokku teeb selles klassis kaasa 28 noormeest, väga tubli tulemus juba, kui seda harrastajate aktiivsust siin vaadata ja siin ka viimased meetrid, 10 meetrid on siis võistluste liidril, selle eelsõidu liidril, Gleb Forstimannil jäänud tõmmata. Ja vaatame, kuidas Glebil ka läheb. Igal juhul kamaluga sõuab ta mulluse eelsõidu aja üle ja praegu siis 3.20,7. Ja kui nüüd vaatate eelmise aasta aega 3.49,7, siis pool minutit edenemist, see on ikka kõva areng. Väga kõva areng, aga eks mees on ka vanemaks saanud ja loomulikult isu kasvab ja on siis väga head tööd teinud ta koos oma treeneritega. Teisena sellest eelsõidust Hannes Arumäe 3.40,6 ja Villem Laks eelsõidu 3. 3.41,9 ja nüüd siis pikemad vahed sees, kui me näeme Artjon Halastõh on seal 4. lõpetanud, siis juba Martin Siimann, aga tulemas on veel Rasmus Haimi, Davis Dements, Robert Harjus, Gert Mäesaar, Maksim Tšaveljev ja sealt nad kõik ka kohe-kohe ka lõpetavad. Järgmises eelsõidus on kaasa tegemas 16 osalejat. Kui nüüd keegi loobunud ei ole, tõenäoliselt on siin ikkagi muudatusi tulnud, sest et on ka haiguste hooaeg. Gripi laine on jõudnud Eestisse pead tõstmas, nii et siin koole suletakse ja lasteasutusi üle Eesti, siis ka eks see võistlustele jätab ikkagi mingisuguse jälje, kui gripp teeb siin ikkagi oma tööd. Sit ready. Attention.
Ja ka selle stardiga saame kenasti minema, alla 15-aastaste poiste teine eelsõit on käimas. Meenutagem, et finaali 2 sõidu peale saab kokku 16 osalejat ja kui kokku teeb siin täna kaasa 28 võistlejat, siis eks jah, pudenemist on seal päris paljudel. Kõik tegelikult siiski ei ole võrreldes eile avaldatud stardiprotokolliga starti tulnud. On mitmeid haigestumisi ja ka osalejate vahetumisi, aga praegu seda sõitu on juhtimas Ralf Lakevitš ja tema on siis meie Läti külaline. On kindlasti ka selle võistluse üks favoriite, julgen arvata, aga ilusalt sõitu teeb hetkel ka Ken Markus üle, kes on Lakševitsist umbes 7-8 meetrit praegu jäänud. Üle 250 meetri on sõidetud ja selles mõttes on sõit tõesti alles algusfaasis. Ken Markus ülest rääkides, siis tegemist on SAK Tartu ehk et sõudmise harjutamise klubi Tartu noormehega. Osales mullu ka finaalis ja tema siis toona oli 6. positsioonil ajaga 3.35,3, aga tõenäoliselt on loodus oma töö teinud ehk et aasta jagu on arenetud, tugevalt treenitud ja tulemuses kindlasti peaks see ka kajastuma, aga nüüd me näeme, et Ralf Lakevitš on oma esialgse edu siin käest kohe-kohe maha mänginud, ära andmas, sest et Ken Markus on teinud väga südikat ja tarka sõitu. Nüüd, kus on jõutud poolele maale, ollakse sisuliselt tasa vaid 2 meetrit, selline sümboolne vahe praegu Lakševitsise ja üle vahel, aga sellise paarisrakendina nad nüüd lähevad ja vaatame, kes seal kolmas on. Markus Uibo on ka tegemas ilusat sõitu, on hetkel 17 meetriga jäänud siin liidritest tahapoole, aga usutavasti on ka Uibo selline mees, kes finaali pääseb. Eelmise aasta aegu vaadates siis võiks seda niimoodi arvata, aga nüüd täpselt võrdselt Lakševits ja Markus on siin liikumas. Jäänud on 350 meetrit ja hetkel siis 500 meetri keskmist aega näitamas meil arvuti siin 1.48. Korrutagem selle 2 ja saame seal sellise 3.36 mõõtu aja. Tõenäoliselt noored teavad, et nad on kindlad finalistid. Võimalik, et võtavad natukene ka siin veel lõpus hoogu maha, sest et finaali pääsu igal juhul need esitlused siin tagavad ja Markus Uibo on hetkel siis seda vahet stabiilsena hoidnud. See selline 17-20 meetrit on ta tegelikult püsinud siin viimased 500 meetrit ja stabiilselt ta siis seal liikumas on, aga 4. kohal hetkel on Rainer Oras, jäänud 40 meetriga liidritest maha ja liidriks on nüüd tõusnud Ken Markus üle, aga siiski ei saa eristada ikkagi seda paremus siin, sest et Lakševits on ikkagi selle väikese vahepeal tekkinud kaotused tasa võtnud ja nüüd juba vist on põhimõtteline ka see küsimus, et kes siis selles eelsõidus võidab ja oma asetuse seal finaalis parema saab, sest et tegelikult on ka see asetuste küsimus. Vee peal mängib see vahel suuremat rolli, et starditakse keskelt, on eelised võrreldes ääreradadega. Sõudergomeetrite puhul vast võib-olla veidi uhkem on seal keskel publiku ees tõmmata, aga siin me nägime, kus siis Ralf Lakševits 3.37, Ken Markus üle 3.38,5 ehk et andis lõpus seal targu veidi järele, et finaaliks hakata valmistuma ja Markus Uibo 3.41,6 sellest eelsõidust libiseb üle lõpujoone 3. Sit ready. Attention. Ja võimsalt on alustanud seda sõitu Gleb Frostimann, eelsõitude parima aja saavutanu, tema rajal number 9 ja hoides sellist tempot ähvardab ta aega
alla 3 minuti 10 sekundi. No eks näis, kui jõukohane seda on, igal juhul algus on võimas. Rainer Orals on hetkel teisel positsioonil, kaotust Frostimannile umbes 10 meetrit ja teda ka siis kaamerapilt hetkel on jälgimas. Ja Oras on Viljandi sõudeklubi mees, aga Frostimann Narva spordikoolist Energia, nii et Viljandi ja Narva klubide omavaheline mõõduvõtt kindlasti siin praegu ka käimas ja fännid on hetkel vaiksed, kaasaelamist veel ei kuule, aga mida meeter edasi, seda valjemaks ka siin saalis läheb. Publikut on siia palju kogunenud, pealmiselt on võistlejad, aga näeme tribüünidel ka arvukalt pealtvaatajaid, nii et mitusada inimest kokku tulnud. Tervitused teile kõigile. Tervitus ka Delfi TV vaatajatele. Hetkel on siis käimas alfa sõudevõistlus ja sisesõudmise legendaarne jõuproov siin Põhjamaades, võib öelda. Nii taseme kui ka osalejate arvu poolest oleme jõudnud noorte finaalsõitudeni. Hetkel siis näeme, kuidas noored vanuses 13 ja 14 aastat pingutavad siin tiitli nimel ja hetkel teeb seda kõige paremini Klep Frostimann Narvast, liikumas tema siis täpselt keskel siin ekraanipilt näitab teda ja on rajal number 9. Rainer Oras masinal number 12 on ka südisõitu näitamas, kuigi kaotust juba 15 minutit on siin liidrile. See vahe on püsinud üsna stabiilsena, sõita on jäänud veidi üle 300 meetri, sellega annaks veel nii mõndagi korraldada ka selle 14 kaotusmeetri osas. Ja mulle tundub praegu, et Rainer Oras ka näitab sellist võimu siin, et täiesti mõeldav oleks selle vahe tagasisõitmine. Iseasi, kas Klep Frostimann on praegu lihtsalt hiilinud ja hoiab taktikaliselt vahet või on ka reaalselt omadega läbi ja hakkab meeter haaval Orasele siit meetreid siis ära andma. Siiski stabiilne see vahe üsna on, 13-14 meetrit on ta pikalt olnud ja hetkel tundub, et Klep Frostimann liigub alfa võidu poole. Teda on jälitamas Rainer Oras, kes küll vahepeal suurendab oma kaotust, siis jälle vähendab. Stabiilne 13-14 meetrit on see pidevalt olnud ja Ken Markus Üle hetkel 3. positsioonil on siis 35 meetrises kaotuses Frostimannile. Siis on juba pikk vahe sees, 4. välisvõistleja Lätist Ralf Lakskevits. Tema kindlasti medalimängu ei sekku ja palju õnne, õnnitlused Klep Frostimannile 3.15,8, nii et väga kaunis tulemus. Teine koht Rainer Oras 3.19,8 ja kolmas koht Ken Markus Üle 3.22,3. Põnev sõit oli, kuigi päris pingeliseks ei läinud kordagi, aga igal juhul väärt vaatamist ja kaasaelamist. Noorte konkurents on terav, eriti terav on see B-klassis, kus osales koguni 70 osalejat ja ega ka C-klass väärib tunnustust selles osas. Aga eks noorte puhul ikka tegeletakse tõsiselt harrastus- ja saavutusspordiga. Mida vanemaks saadakse, siis kiputakse ikkagi spordi juurest kõrvale jääma ja eks seda erinevate alade võistlused ka näitavad. Ja nüüd me näeme, kuidas siis Markus Pabusk, tema rajal number 16, võttis selle sõidu otsad kokku.